What's up, vend gang? Elite bench press on täna. Kas me oleme valmis? Me oleme fucking valmis, on ju. Me surume kõik need raskused surnuks. Hui ka. Nii, aga mis autoga me lähme? Siia me vist ei mahu ära, ma arvan. Sinna ei mahu. Ma arvan, et me peame vist Šarani. Lähme Šaraniga siis täna. Suur mugav Oh. auto. Kurat, pole ammu käinud siit. Kinni või? Vaatame, äkki siit saab. See ka kinni raisk. Sul ka kinni või? On kinni, jah. Persse, kuidas me sisse saame siis? Ei õnnestugi vist sellega minna üldse. Päriselt peab penniga minema. Ei viitsi ikka ju. Ei, siit me sisse ei saa. Väga huvitav. Aga noh, Peame siis selle panniga. no lähme selle juraga, vaatame, kas see viib meid kohale. Tal nagu nii kütust ei ole, ma ei oska teda tankida. No, lähme siis. Pole hullu. Sangad. Siit tuleb istuda üle, muidu saad tagumikku. Niimoodi. Up. Kukud sisse. Up. Nii, praegu siis sõidame sinna. Väike närv on sees, ma ei hakka valetama. Olen ainult 2 korda harjutanud benchi. Palju pole vaja. Palju pole vaja, jah. Esimene katse on 140, 160 on teine ja kolmas on selline coin flip, kas tuleb 180 ära või mitte. Loodan, et mul ei tule väike mic incident ja rebin enda rinna ära, aga noh, loodame parimat. Ei juhtu. Ei juhtu. Meil on DB500 tagataskus kohe. No mul umbes sama plaan. Esimene katse 205, teine katse 220 ja kolmas katse vaatab, mis päev on, seda kunagi ette ei mõtle. Aga kui soojenduse ajal on väga hea tunne, viimane soojendus ma teen 195. Kui see liigub kergemini, kui ta liikus trennis, siis ma panen SA katse 210 ja teine 227,5. Homo number sellepärast, et see 500 naela saab selle tehtud. Ja siis kolmandaks midagi sinna otsa. Nii et eks me näis siis. Väga julm. Aga näeme seal. Võistluskeskus. Oi vittu! No nii raisk. No nii, kas me ka mahume parkima? Või äkki täna meid ei lubata? Bossid kohal. No nii, oleme kohale jõudnud. Ja vaatame siin paar autot üle. Okei, öelge ausalt, kumb ilusam on? Saksa auto või need Ameerika autod siin? Boom, Fendmonst tulevikust. Juhtus selline asi, et kui me läksime Enriquega sinna sisse, see oli lihtsalt niimoodi oli. Ja ma unustasin täielikult filmida. Ja. Nii et ma panen siia on ju klipid livestreamist ja seal on ka soojendusruumist paar klippi. Tegin onudega sooja seal. Nali. Väga toredad olid, õpetasid ka mind veits. Ja kas siis midagi, võite vabalt skippida seda. Ja. Näeme hiljem. Tartus on ikkagi naiste tasemel üks väga võimas jõutõstja olemas. Eliise Mikomägi, jah, Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis ja Peep Päll on siis tema treener. Järjekordselt soojenduskatset.
siin on et Raido Kase teeb siin soojendust 130-ga ja tema algraskus oli 140, et kui me enne spekuleerisime selle üle, et kas ta teeb ühe katse, siis me saime vastuse. Võistlejad saavad valida siis oma sisenemise loo. Rando Kase on ja kindlasti tema eesmärk on avakatsel igal juhul tulemus kirja saada, et siis on hea edasi minna, eriti kuna esimene võistlus on tal, siis ta kindlasti soovib. Vaatame, et ta peab kohtunike käsklusi ootama. no nii, haare on nagu kitsas. Start! Press! Rakk! Oi, see oli nagu väga lihtne. See oli väga kindla peale mindud, et siin ma arvan, ja tema hüppab suurelt, aga see 140 oli ka väliselt ja võib-olla mehel on tegu esimese võistlusega, siis see ongi võib-olla see koht, kus ikkagi esimene katse ta läks täielikult kindla peale. No nii. Aga midagi pole öelda, no ikka 19-aastase poisi koht on ikka keha ikka muljet avaldav. Ta on iga vaeva näinud. Pärast peaks küsima, et mitu aastat sellise keha treenimiseks läks. Ja ma seda avakatset vaadates tahaks arvata, et see 160 tuleb ka praegu ära. Vaata, teised ikkagi võtsid sealt nagu väljapoolt, mida laiem haare on, tema võtab kuidagi kitsamalt, nagu tunneb siis ennast kindlamana kitsa haardega. Ja nagu mees pani 20 kilo otsa ja nagu ei olnudki midagi nagu. See kang liikus ikka veel nii kergelt, et... Ma arvan, et siit tuleb 180, ta on see must hobune. Me näeme, 172,5. Mina... Faasis laseb alla seda. 180 kilo nüüd. Raido on ikkagi, seda ei näe igapäevaselt, et keegi 40 kilogrammi hüppab võistluse jooksul. Keskendub. Nii, valmistub. Ma ei usu, et ta oma tehnikat sellel muudab. Sellel ei ole mõtet. Kitsas hoie. Ja... Tuleb. Ei. Aga võib-olla oleks pidanud proovima siis äkki sükene 175 oleks tema... No, ma tahaks öelda, et 170 oleks kindel olnud, vaadates seda katset, et jah, aga mehe esimene võistlus 19-aastase poisi kohta, ma arvan, väga okei võistlus. Väga tugev, ta on väga tugev. Nii, võistlused on läbi, ma olen täiesti läbi. Läks hästi võistlused, lükkasin 140, 160 ja viimane kahjuks ei tulnud. Peab lihtsalt natukene rohkem harjutama ja sööma. Ääretult võimas võistlus. Ma olen võistelnud mingine, ma ei tea, 15 aastat oma elust. Erinevates sportides käinud välismaal võistlemas, Eestis võistlemas, mitusada võistlust. Ja sellist show'd pole varem olnud. Tipptase. Mitte isegi lähedal. Ja võistlus ise. Ütleme, vorm oli ideaalne. Ma olin soojendusruumis nii tugev. Algne plaan oli panna SA katse 205, teine 220, et kui soojendus on hea, tugevam kui saalis, siis läheb juurde sinna. Panin alla 195 soojenduses, mida ma siis trennis ka tavaliselt viimase soojendusena tegin alati enne suuri surumisi. See hüppas ise rinnalt ära, konkreetselt. Läksin kohe laua juurde, ütlesin davai 205 asemel 210. Super. Kõige kiirem 210, Eesti kõige kiirem 210, raudselt. Ja siis kõik oli tipp-top. Panin järgmiseks 227,5. Sellepärast, et see on 500 naela. Kes ei tahaks suruda 500 naela. Ja kõik oli tore, käest tundus hea, allast oli hea, rinna peal oli hea, tugev tunne, siit plaksti hüppas ära. Ja siis siit parem rind, väike rinnalihas. Ta ei tahtnud. Aga ei, tegelikult on okei, sest ta ei rebenenud, tal ei ole midagi hullu. Siit on kange praegu, kui venitada. Aga see oli väike hoiatus ja see oli hea hoiatus.
sellepärast et praegu väikeste kaaludega ta hoiatas mind ära, et ma pean ta eest hoolt kandma, hoolitsema, ei tasu siin niisama jantida ja laamendada. Et nüüd ilusti teen endale kava, millega ma hakkan hoolt kandma ta eest. Et kui suuremad kaalud tulevad, siis ta ei rebene mitte kuhugi, vaid ta on valmis. Nii et ideaalne. Ma olen rahul, vorm sai ajastatud ideaalselt. Kui rinde oleks jonninud, see 227 oleks ise õhku hüpanud ja siis oleks saanud veel midagi võimas sinna 3. katseks peale panna. Aga ma arvan, et kui onud teevad järgmine aasta sama võistluse, siis me tuleme näitame, kuidas asju aetakse. Ja nüüd ta paneb sita kanti TB500 ja PPC kohe otsese rinde. Wolverine olen mina. Ja. Aasta pärast on küünised ka siit välis. Ja teine viis, kuidas me nii-öelda taastume sellest suurest võistlusest, on Hesburger ja veel pool liitrit vodkat. Selle kohe kainime alla, see on hea olla. See anti võistlustelt, kinke kotis kõigile. Noh, öelge üks võistlus, kus saab pitsidega viina. Ei ole teist sellist, no ei ole. Auhinnakott ise täiesti pärast Fentu ise teeb teile sealt, näitab, mis seal kotis kõik oli. Crazy. Hauli teile, jah. Ja siis vaadake kaamera taga minu babe. Tere, babe. Tere. Tema kinkis mulle sellise asja. Hesburger kinkekaart. Saate aru? Tänase päeva puhul. Me läksime sellega lõunaka Hesburger kõik sõime ära. Kõik. Võimas. Suur tänu. Ma mõtlen ise ka, et no see on lihtsalt nagu julm võistlus oli. Sa lihtsalt ei leia mitte kuskilt sellist võistlust nagu need korraldajad lihtsalt olid väga toredad ja lihtsalt Bomba, jah, täpselt, see on see sõna. Mehed teevad asja südamega, siis ongi hästi tehtud. Siis on hästi. Vot, minu plaan on nüüd puhata, chillida, rind ära taastada, väike pulm maha pidada nii muuseas. Ja siis sügisest olen tagasi, hakkan asju ajama. Ja hoidke alt, noh. Ja ma lisan ka 50 kilo enda benchile lihtsalt pulli pärast. Saab järgmine aasta kõvem endale. Plaan on juba paigas, ta on nagu 80-ndatel klassikvennad, bodybuilding show, powerlifting show, back to back, no problem, hakkame asju ajama. Nii, kõik. Ma tahan enda hästi süüa. Joo, mina jälle siin. Nagu Enrique ütles, me teeme väikse hauli ka, mis ma sain sealt kotikesest. Esiteks, müts. Mis te arvate? Okei. Öelge ausalt, mis te teeksite, kui ma tulen niimoodi tänava peal? Oota. Come on. See müts nagu võtab kõik teie naised ära. Igast täies. Siis me saime tassi, kruusi. Väga lahe. Siis me saime joint collagen. Siis vaata peale benchimist on kõik peres. Jah, et saate aru küll. Siis me saime salli. Lahe sall. Talvel tuleb kasuks. Siis see viin koos kõverkang pitsidega. Nagu te nägite. Nii et me kahjuks tegelikult ei lasknud peeniks seda koos paksusega. Me oleme ikka sportlased, on ju. Aga, jah. Ja siis need prillid, mis te nägite enne. Oh shit! Hei! Päris kihvt minu arust. No, näete ise ennast ka. Te ei näegi, kuhu ma vaatan. Igatahes, tahan veel tänada kõiki, kes tulid, kõik mu fännid, kes tulid. Ruidit nägin, aitäh, et tulid. Žurka. Ma ei tea, kas sa ütled seda niimoodi või? Žurka tuli ka. Temaga oli ka väga kihvt. Palju lõbusam oli. Aitäh, et tulid.
ma loodan, et järgmine aasta ma saan uuesti minna sinna ja siis ma panen nagu päris numbrid sinna. Boom. Samuti tahan ka vabandada veits, on ju, et mul nii kaua läks selle videoga. Mul juhtus mõned asjad siin. Ja nüüd me lock-inime, okei? Iga nädal. Vähemalt üks video, okei, vähemalt üks. Ma loodan rohkem teha, aga nagu ma ei saa palju lubada, vaata. Muidu ma valetan lihtsalt. Aga mis te tahaksite kõige rohkem näha? Ma olen lower A teinud. Kas te tahaksite upper A? Ehk siis rohkem selg ja beats. Upper B, rohkem nagu push liigutused. Või siis lower B, kus me teeme rohkem hamstringe. Nii et öelge, mida te tahaksite kõige rohkem näha ja sellest me teeme järgmise video. Püsige lainel!